varing ja siis ma läksin, võtsin selle kuskil tagatoas selle ketaslõiku ja panin siis auto peale oma selline kõrval. Et seda detaili ma mäletan. Kas teie veel mäletate seda dispetšerid, et kuidas siis autode väljasaatmine käis? Kas see läks nagu mingisuguse ühe pissiga välja su laste? Ei, no siis oli ju 1, 2, 3, 2. Pissid olid vaja. Number 1, 1 piss, number 2, number 3. 1 ja 1 piss oli. Jaa, ja ma arvan, et ta läks ikkagi see, ei julge pead anda. Ei, no ikkagi see oli niimoodi, et kui esimene kutse tuli, et tõesti, et klohvid tuleb, eks ole, aga õige pea, et ta läks ikka täielikuks, me jõudnud vastu võtta neid kutseid, eks ole ju. Et ta läks ikka selle number 2 oli, number 2. Okay. Ma mäletan oli... Siis see nagu üks pisi detail. Ega see pidem üles 2 autot läks liikuma korraga. See pidi olema midagi... Jaa, ikka rohkem. Ei, ta läks ikka selle kõrgendatud astme järgi. Siis ju siis ambulants oli juba ennem ära läinud ja ambulants oli tõenäoliselt esimene kohal. Võib-olla oli ambulants mõnedega väljas. Võib-olla nüüd natukene veel mõelda sellest, et see kirjeldus, miks ma sellest varustusest hakkasin rääkima, me olime sel ajal, kui tuleb kustutajad. Avariipäästutööde varustus, null. Kert tahtis, et meelde tuletusena, milline on see kirves, et selline oligi meil igamehe kirves. Ja siis oli veel puulõhkumiskirves, oli vist auto peal kang, sõrkang ja kõik, rohkem ja midagi. Ja siis võibolla Mustamäe oli saanud mingit erivarustust, mida seal nagu näidati korraks, aga vist mis ei töötanud. Ei töötas küll. Töötas, Sellega sai isegi, selle levitiga sai ühe paneeli niimoodi ilusti üles tõsta. Ahaa, sellist detaili ma juba ei mäleta. Ja omalt poolt veel, et episood, meil valves sellel päeval oli, ma mäletan, kas Kert või Alo oli minu teise auto peal. Tarmo, mis auto peal sina olid? Võiks seda mäletada. Et oli veel Tarmo ja Villu Ojassu. Ehk siis 1, 2, 3, 4, me 5 kesti sellest valverühmast täna siin. Villu, sa mäletad, mis auto peal sa olid? Mul oli ikkagi... Esimesel rükkal. Villu, kas sa katusepappi tulemil käisid? Kuidas? Katusepappi tulemil käisid pärast või? Me tulime tagasi, oli mingi pool tundi. Mina mäletan, kui eilsime, ma olin vale auto peal, aga siis... Seal ma küll ei käinud. Siis me olime mõlemad esimesel ikka. Sest Raul mäletas, et tema oleks katusepappi. Paremad olid ikka Marja. Ja episood, mida mina mäletan, ja siit edasi saab kindlasti Kert rääkida, sest Kert oli esimese auto peal, oli siis Jüri Rohtaga, kes oli esimene nii-öelda selleaegne tänane päästetööde juht sündmuskohal, siis mis siis Jürka hakkas tegema, mis need sõnumid, aga see minu jaoks oli ka, me sõitsime teise autoga siis Kuldnaka poolt parkimisalale ja siis see on nagu mis nüüd, näen aknaid, verised inimesed on akende taga ja ma mäletan, et võtsime kangi ja siis purustasime need aknaklaasid, et inimesed sealt siis nii-öelda välja aidata. Et see on see minu alguse episood, aga mis sealt edasi sai, tõesti nagu, aga Kert, ole hea, võta sina seda asja üle. Et need, kes käisid, et me võibolla saame äkki kamba peale mingi enam-vähem pildi kokku, sest et siin ainult rääkides Alo ja Rauliga, siis 30 aastat täiesti teised mäletused. Isegi seda ei mäleta, mis auto peal just siis ma ei. Aga võibolla, kus nagu alustaks, võib-olla on see, et üks on see varingus, aga võibolla see mentaliteet, kes seal nagu Lilleküla vanus siis töötas tollel ajal. Et ma arvan, et meie keskmine vanus oli 23. Rivimehed. Ja rivimehed, kes ei läinud siis nii-öelda Nõukogude armees alternatiivteenistusse, esimesed Riigikaitseakadeemia kadetid, et täna nagu ütleks tegelikult seda maja ründasid lapstuleterveid. Ja kui nüüd vaatasite seda pilti seal, siis ega meil väga just ideid ei olnud. Et siuke massiga peale ja praegu vaatad, täiesti huvitav, et ma turbe saanud ise. Aga midagi pähe kukkunud ja seda mentaliteeti rääkides, siis asi, mida me ei mäleta ja võib-olla ka teised Lilleküla võitlejad ei mäleta, eks kõik oleks nagu tirised, et ei saa hakkama või Vello oli mõni suhte ka. Minu kõik nagu panustasid ja meie põhitöö oli lõppkokkuvõttes oli selline.
et me läksime siis tegelikult käsikirvestega paneelmaja kallale. ja me olime täiesti veendunud, et me lahendame selle sündmuse ära, eks ju. omavad vähimatki välja, vähimatki ideed ja lahendasime. ja siit tuleb veel kaadreid ka, et kui siin sai räägitud, et kuidas ta siis varises, ta varises ju niimoodi, et eks ju võtsid paneelid alla, on ju. Ja siis jäi see paganam puit sinna peale, et meil tekkis see küsimus, et me ei saa ju paneele majast välja, senikaua kuni see puit lagi peal. Me peame selles, et kuidagi kätte saama. Ja siis võt nende samade kirvestega me toksisime siis sarikad läbi lume, jää ja tõrvakatluse siis paljaks. Ja see 5. üksus ehk siis Mustamäe, kes oli, see tegelikult oli terve Tallinna linna peal, ainuke tehniline üksus. Ehk põhimõtteliselt ainuke mootorsaag oli seal. Ja siis me saagisime need plussid niimoodi läbi, et see katus kukkus tegelikult. Ragin on sinna kõige otsa. Ta oli tropitud, aga kukkus ikka. Me üritasime teda tropitada, aga... See oli osaliselt ja, sest et siis oli juba kraana. Kui seda katust hakati tegema, see oli kraana oli, aga osaliselt see kukkus ikkagi alla, jah. Ja mis on sellised nagu imelised lood, et ega selle varingut midagi peale saad hakata. Osad inimesed, mis me lihtsalt kätte, meil vedas, ma arvan, et... Aga Kert, räägi nüüd see esimene episood. Aga see esimene episood on kees ja kui... Et paljud teist teavad Jüri Rohtlat. Kui ma siin vaatan, ma tean, siis te kõik teate ka tema seda kõnepruuki, mida Raul ei räägi kunagi. Et ega ta nüüd nii püha mees ka polnud. Et jõudsime kohale, minu meelest me ikkagi läksime mingisuguse sellise arvamusega, et see ikkagi on ripplagi. Et keegi nagu ei kujutanud ette mingit paneeliunikut, et ilmselt raadioeeter, häirekeskus, kõned oli midagi muud võrreldes selle kabiiniga. Ja tolle mentaalsust nende Lilleküla autokabiinides vähemalt iseloomustuski selline pöörane kangelaslikkus. Et me vist olime nõus sõitma kuu peale ka autodega, et ega meid väga nagu huvitav see loomutus. Aeglaselt, aga... Aga me jõudsime kohale ja tegime kangelat jõududega. Ja kannatame siiamaani selle ees. Aga Jürka läks siis sisse peauksest. Mers jäi seisma maja ette. Tuli sealt tagasi, siis temal omaselt sellises roppustega põimitud töökäskudes, siis kuidas ta meid kõiki sealt kabiinist nagu minu meelest poodi. Ja siis oli nagu selge, et väga paha lugu on juhtunud. Et need paneelid, mul on miski pärast siuke mälestus nagu seda talama mäletan, mis murdus. Ja need olid nagu raamaturiiulis, 3-4 tükki niimoodi üksteise kõrval. Siis mis meelde oli kassaaparaat, mis oli ennast ammustanud läbi paneeli, nägite filmis ka, et see ei olnud meie töö, see oli lihtsalt Nõukogude Liidu ajaline kassaaparaat. Mis perforeeris selle paneeli ja kohe seal samas paneelide servas, see oli lihalett, mis pihta sai. Oli kohe üks selline, ütleme siis niisugune, ma arvan, mälu järgi, riiete järgi siuke äkki pea 80-aastane vanaproua oli siis nagu surnud. Ja Jürka veel ütles mulle, et tõmbada siit välja. Ja siis ma tõmbasin ja tuli ka. Et mõnes mõttes oli nagu meil nagu vedas ka, et nad ei olnud nagu, need kõik inimesed olid nii kinni, eks ju. Aga jällegi, kuidas see mälu nagu oli, et ma ei mäleta, et võib-olla Villu või Raul või Alo või Tarmo, et kas me nagu korra arutasime ka, et tegema peame. Nagu praegu seda nagu ei mäleta. Minu meelest oligi see, et mis Jüri ütles, oli see, et nad päästa inimesi. Ega ta rohkem midagi ei teinudki, et siis hakkasime ootama, kui tuleb spaat ja kõik ülejäänud tulevad kohale, et siis. Ja siis läks ka mingisugune legend liikuma, et inimesed, kes poest põgenesid, olid rabanud nagu kassast raha. Ma ei tea, kas keegi teist seda mäletab, et kuskilt mingi siuke jutt tuli ka, tuli läbi. Ja külm oli, jube külm päev oli. Ja siis me seal nikerdasime ja ütleksime huvitavad pildid, et tohutud massiivse konstruktsiooniga, eks ju. Ja üks oli mina kindlasti, kellele öeldi, et siis ilmselt Vello tiim sai suure vaevaga mingi paneeli maast õhku. Kadett, mine too telliskive nurga alla. Kadett muidugi klõpsti kannad kokku ja läks telliskive tooma siis. Aga Marja poes ei ole telliskive. Et need, mis sealt näha olid, need olid tulnud ilmselt kuskilt ülevad selle Stroibati ehituskvaliteedi tõttu. Aga see on hästi nagu, et tahaks nagu midagi panna paneeli nurga alla, mis on tõstetud siis selle imelise trosssüsteemiga üles. Aga poes ei ole kive ja ei ole ka Mustamäe teel kive ja ei ole Kuldnoka tänaval kive. Et see oli selline tohutu impro pidi see olema. Kus teil need 6-meetrised suured männipalgid? Ja võt see oligi minu küsimus kuni lõpuks. See tuleb teises, ma sain teada. Ja siis muidugi sellised termini nagu toestamine ja kõik see oli see elas ilmselt meie kõikide peades on ju, aga meil oli vahendi.
ja see kraana jutt tegelikult siis läks ka lõpuks edasi, et seal ikkagi selle maksmisega minu arust Aristo sai päris kõvasti tuupi selle eest, et ta. jah, selleni me jõuame ka siin veel, et kraana saamisega on probleemid koos rahastamisega. Ja see kõik tuleb. Ja nii see Villeküla seal müttas, kusjuures ma mäletan kõiki meie mehi, aga kui ma praegu vaatasin, kui palju see nagu komandosid tegelikult koos oli, siis ausalt öeldes läheb nagu natuke uduseks see pilt, et. kõik olid kohal. Ja oligi, kõik olid kohal. Aga nüüd ma mõtlen, et kus me olime seal poes kõik. Et me pidi olema seal väga palju selle paneelide peal igal pool laiali onju. Ja et tõepoolest ja nagu isegi vist piinlik nagu nüüd ei mäletagi, noh see on sama meeste nimesid enam, vaatad nägu on tuttav, aga nimi meelde ei tule. Ja kuskilt maalt siis ilmselt pidi see selguma, et okei, et me nüüd saame siin kraanasid või asju mingitel kellaaegadel. Jällegi seesama hydrauliline seade, mis oli, ma näen seda esimest korda siin videos täna, ma ei mäleta, et see sama seis. Juba olime siis seest, olite välja. Kuidas nagu aju ära see oli Vene toodang. Vene oma. Ja kohutavalt raske, see vist kaalus 65 kilo see leviti. Ja kas kuuliti ka, närite ennast läbi vist lihaleti kellegi juurde sinna alla, mingisugune auk tehti minu meelest sealt müüjate poolt, et meil mõte meil töötab. Et selles mõttes ma nagu ei mäleta vähemalt Gert Ederga ketina tollel momendil on ju, ma ei mäleta, et me oleksime nagu kuidagi sellesse kinni kiirunud, et me ei tea või me ei oska. Me muudkui tegime või noh, ta nägid ise, et seal nagu lahing käis. Ja siis ühelt maalt tuli toitlustamise küsimus. Me oleme toidupoes tegelikult ju. Noh, sinuta käsi välja ja võta riiulist ja söö on ju. Aga minu arust oli vist sina ütlesid, et see oli jurgalik, meil ei lubanud süüa või? Ja meil oli mingil hetkel oli kõht jõhkralt tühi. Noh, meie ise ju tulime söögi valmis, aga süüa ei jõudnud. Ja mehed hakkasidki rääkima, et kõht on juba tühi, energiat ei ole ja Jürka ei lubanud, pole meie vara, ei puudu. Ma tean, et keegi ikkagi mingi küpsise paki kuskilt nagu võttis ja vaikselt nurga taga sõi. Aga midagi vist ikkagi kuskilt siis ilmus. Et lõpuks toodi mingi võileivad kuskilt tagaruumis. Kuskilt keegi ikkagi tegi midagi. Ja kuna ei olnud enam poel akneid ega midagi, õudselt külm oli, siis kõike see Jüri nagu mäletab oli habemega elupäeval. Ja see oli nii külm, et see, et me ei võtnud nagu need riided maha. Aga tal oli kiiver ära võttes, see kiivrisukk oli, see habe oli nagu üle selle kiivrisukka, ta meenutas veidike nagu timukat. See on võileiba, maljapoe taga köögis. Ja mis on veel, on tegelikult see on samad päästetööd, et kuna sealt hakkas rulluma lahti, siis tegelikult väga palju, mis puudutab tänast parimupääste võimekut Eestis on ju. Siis üks elus inimene, kelle me kätte saime, ta ei olnud seda mulle, ta ütles seda kellegile. Et iga samm, mis me kõndisime paneelide peal tundis kui lisakoormust. See oli, tõesti, mul tuli ka kust see jutt tuli? Meelde, vaata Urmase kaadrid on siis pluss 40 sündmuse alguses, siis peame kell 4. Ja mäletan ka seda, et nagu pidime kuskile minema, sest me teadsime, et kannatanud on. Aga kust kohast minna? Sa paraku astud paneeli peale. Kahjuks, et minna edasi. Ja siis ka nagu inimeste karjad kahjuks, et see oli nagu niivõrd ebameeldiv ja vastik. Ummu klipist tuli ka see välja, kuidas seal üritati kanüüle ajada jalga nägitaks. Aga see oli sellepärast, et ainult jalg paistis. Et seal ega siis Novak nagu hulluks ei läinud, et see on aru umbes 6 pool käsi, 6 pool jalga. See otsis veresoon. Aga lihtsalt ja tegelikult ühte meest ravitigi põhimõtteliselt Uljana ei tulnud vist tagasi. Uljana kahjuks ei saa tulla, jah. Hästi põnev on ka see, et nüüd tänu selle Rauli üritusele, kui paljusid inimesi ma tegelikult täna tunnen, me oleme töötanud 10 aastat nüüd koos ja ma saan nüüd teada, et ta oli ka seal. Kus käiski ravi ainult niimoodi, et käsi paitsis paneeli. Ühesõnaga nagu tolle meditsiin, mis ei olnud ka nii alene nagu praegu. Et nagu menetleda inimene ära ainult ühe käevarre kaudu. Et see kindlasti oli ka väga suur väljakutse siis nii-öelda toonasele meditsiinile. Ja siis surnute jaoks toodi mingi furgoonauto vist või? See jah, hiljem ei jäänud väga kauaks sinna poe kõrvale lihtsalt nagu kasutada. Ja siis seal, mis pärast tuli välja, sellest tehti vist telesaade, et ka selle asja nagu traagikast rääkides, siis üks laps jäi orvuks, kes lapsed sai elusõppest kätte ja tema vanemad siis said surnud. Korraks, Urmas tahtis, jah. Mina tegin EVTV-s pika saate sellest üksikasjadest, kõik üksikasjadest ja Eesti Televisioon keeldus sellest, ütles, et see on nii õudne, et meie seda ei tee.
et noh, õudselt oligi, aga selles mõttes mõtle veel kord, aga seda seesmist põlemist nagu nende lapstulelõite see nagu ei lähe meelest ära minna, et nagu me noh. et täna annaks nagu rihmaga ilmselt. just, et jah, ohutustehnilises vaates kõik see, kuidas te ise nägite. selles mõttes ega, kui sa ei tea, mis sind tappa võib, siis sa ei karda ka seda. sellel ajal olid, seal pildis oli meil näha ka tegelikult selleaegseid päästeautojuhte. Nad olid autojuhid. seal ei olnud kõrval ei olnudki. tutimüts, sinised vatijope seljas, Guido Tammemaa seal paistis, eks ju. et see on teistsugune aeg üldse. Te nägite, kuidas päästjad olid varustatud. Gert oli siis sturmkustutusriieted, mis on vana nii-öelda endine kalameeste ülikond. Kragi labakindad käes. Niimoodi tehti tööd. Saksa kiivrid, nõukogude masinarohu et see Sturmarooba, ma ei tea, ilmselt osad on muuseumis näinud. et selle kohta oli, ma ei tea, oli see nüüd see legend või see päris oli, aga algselt Nõukogude Liidus need toodeti kaluritele. Kummist, paika oli all. ja kuna ta oli nende haakidega, siis vist väidetavalt kalurid jäi põrkudesse kinni jah, eks ju. et see haak ei sobinud nagu. Läksid vaba surma. koos kaladega. aga siis mõeldi, kellele me anname pritsumeestele, me olime tänulikud vastu võttes. aga need pidasid vastu ainult 73 kraadi. jah, see kuumaks sulama. aga meil on siin ka Rein. Rein, kas sul tuli mõni selline mälu meelde, mäletad võib-olla, mis see nagu see võis raskuspunkt olla, et meil ürit siin täna ei ole. noh, me ise kõik hoomame, mis see raskuspunkt seal siis oli, eks ju, need kannatanud, aga sa mäletad juhtumisi võib-olla midagi nagu päästude juhina sel ajal, mingi episood või? ei mäleta. ja ainus jama asi on, me seal selle Pajoga rääkime, eks ega neid paneeli seal niisama ära ka tõmmata, et ole, sa pead trotsi ka, sest inimesed on all, eks ju, tõmbad nad no. Tõmbad segama. jõuga välja. küsimus tekkis sellist. et nad lõhud laipa ära. jah, mis laibab inimene veel elab, eks ole, kus oli. siis mis ma nagu ise nagu siit kaadrit vaadates nagu tundus, et nagu eks igaüks nagu oli oma rollis. ja see oli niivõrd eriline sündmus, et kui me mõtleme nüüd niimoodi, et siis kõrge ohvitser Raul Haaristo, kes justkui oli kellega iganes pidi ühendust võtma kuni Päästeameti peadirektorina näiteks välja, et ette kandma, mis olukord on, tellima seda, rääkima linnaga ja nägite kaadreid, vahepeal vedas kanderaami, aitas. ka teised ohvitserid, Tõnis Pajo seal vedas kanderaami, ehk siis Arkadi Popov, kes doktor, eks ju, selle vist võib-olla veel ei olnud, eks ju, vedas kanderaami. täna, kuidas see olustik ja see tegu oleks, eks ju, tõenäoliselt süsteemselt. päästjad tegelevad kannatama äravedamisega, mitte meditsiinitöötajad seal toimetavad. et lihtsalt see on nagu hea nagu siit nagu vaadata seda, see on kauge minevik. aga kuidas on nagu edasi arenenud. Reinmerega siia sõites, siis Rein rääkis, milline siis selleaegne juhtimisauto oli, et mis te ise välja pakute, mis oli juhtimisautoks? Villis. Volga. Punavalge Volga. Puna jah. no Villised olid ka. Millised olid komandod? just. jah. ja sellel ajal oli, millest tuleb kindlasti rääkida, võib-olla Georg Looga saab siin ise veel juurde rääkida. meil oli olemas sel ajal, äsku eksin, ütlen, oli 001 meil number, oli 01 siis veel? 001 ja politsei oli 002, kiirabi oli 003 ja kiirabi dispetšerid olid hoopiski teises majas. Enda tänaval. ehk siis ei olnud ühendatud häirekeskust, kõik oleme ühes inforuumis, kõik asi masinavärk käib. ehk siis sealt toimus oma alarmeerimine, kuidas te seal siis omavahel infot sünkroniseeritud, ei tea. ja meie dispetšerid siis olid otse päästesuunaline. tuletõrje autod välja, punavalged autod välja ja nii edasi, eks siis. ja politsei oli veel omakorda, ma ei teagi, kus see politsei juhtimiskeskus siis sel ajal võis olla. kuidas? võis olla Lubjas ja Lubja vist oli peamaja jah, sellel ajal.
kiirabide hulk, mis sinna kokku sõitis, vist artiklites, kas käis läbi 2 reanimobiili, 11 brigaadi. Ehk siis võiks öelda tõenäoliselt kogu Tallinna ressurss. Kannatanud jaotati ära siis meie PERH-i 8 ja Keila Sepo kliinikusse kas 4 või 5. Ehk siis Sepo kliinik kunagi oli siis põletushaigla, aga samas kõrge nii-öelda traumakäsitlusega haigla Keilas. Et noh, nagu seda... Kas ta ennemalt ei olnud Tõnismäel järsku Sepo kliinik? Enne oli. Kunagi oli. Ma just mõtlen... Sinna ta rajati. Tal on isegi mingi tahvlis enam korda. Ja, lihtsalt jah, et ma mõtlesin, et ta viidi hiljem Keilas üle. Ja nüüd me varsti siis vaatame ühte järgmist etappi, mis on siis on pimedus ja nii-öelda hakkavad siis katusel avamistööd tõsiste tööriistadega ja paneelide eemaldamine ja konstruktsioonide toestamine. Et see on siis nii-öelda järgmine meie musta filmi vaatamine ja sellele järgneb veel 3. etapp, kus me siis oleme 13. veebruaris. Näeme siis ka olustikku, et sellised 2 etappi siis tuleb veel videot. Kas kellegi nüüd selle osa kohta on veel omalt poolt mingid mõtteid? Vello, võib-olla sina suudad või tahad rääkida järsku nüüd sellest kogu sellest vintsimise ja selle operatsiooni juhtimisest, et seal käisid sinu hüüded läbi, juhtimised, käsud läbi, Tõnis hüüdis seal, Rein ka hüüdis seal veel, et kuidas see nagu su enda nagu? Ja see oli suht lihtne ju tegelikult, ega seal midagi keerulist ei ole seal vintsimise juures. Et jah, täpselt. Muidugi eeldusel, et see paneel ei oleks ise alla kukkunud vintsimise käigus, aga no ei kukkunud jah. Kas keegi seal olijatest mäletab ka, kas see täiendav varing nagu, oli see nagu kukkus või kuidagi teadvustatud? Ta pidi meil kukkas olema, sest me jõuame sinna etappi, kus me hakkasime tegelema toestamisega. Et me kindlasti mõtlesime selle peale, aga... Toestati neid paneele, mis olid veel täiesti rõhtsad. Aga need, mis olid juba viltu, need tõstati välja. Võt see jätame Ma tahtsin rääkida selle, meil oli Nõmmel teise vahetuse autojuhtudega naisega täpselt sel ajal poes sees. Ja naine oli selle lihaleti juures, mis ta paistis. Aga seal oli väikene järjekord ja siis Margus Sall oli see, kes teab. Oli see mees ja siis tema vaatas, et tema läheb vaatab sinna õllepurkide juurde. Ja siis nii kui ta oli sinnapoole teised poole jõudnud, nii oli, enne ei olnud mitte ühtegi raksatust tema kuulnud, ei mingit kildu mitte midagi kuulnud, vaid oli pauk ja kõik oli pime. Et nagu tolmust. Et ütles niimoodi, et mitte mingit eelnud midagi ei kuulnud, midagi teha. Ja siis oligi naine oli teisele poole ja paneeli jäänud. Ja siis kui nagu vaigus see asi, siis ta ronis nagu üle selle paneeli, siis ta leidis oma naisi sealt, need kergkonstruktsioonid, mis seal juhtmed ja laepaneelid, need kerged. Siis ta alla kukkus, ta sai oma naise kätte sealt. Ja siis ta ronis uuesti üle paneeli, siis ta ütles et tegelikult rahvast oli näha, kes seal kassades käisid. Ta ütles, et raha võeti. Ja tema läks üle kassade, aga ta ei tulnud mitte ukse poole sinna, vaid ta läks läbi tagaruumide, läbi lavaruumi sai välja. Et kas keegi veel sealt kaudu välja läks. Aga tema sai sealt kaudu välja. Et nemad said ilma peatult välja. Korraks ma väga äge lugu ja see... Ma käisin teile eelnevalt nüüd üks päev küsimas ta käest üle, kuidas täpselt oli. Ja siis ta rääkis, et täpselt, et mõtlesin, tule räägi, et ma ei meeldis. Ei esitada. Temal oli keegi teelooja, teerajalooja, kes ta sealt välja suunas oma naisega. Imeline lugu neid. Ta oli tegelikult, ma ei tea, kas ta oli autojuht, sest me olime mõlemad. Tema oli esimese auto ja komandri, ma olin teise või me olime juba autojuht, me läksime vahepeal autojuhtides sööma. Ta läks pärast tööd, siis naisega läks pool. Ja mis võib-olla veel sellist asja, ka seda alguses info sellist arusaamatut infot võib-olla tekitas sellel ajal, mis te võib see mingisugune loogika olla. Me aina ise mõtleme seda, et kust inimesed helistasid, et õnnetusest teada anda.
aga poes oli kindlasti endas telefoni olemas. võib-olla. võib-olla vaid kindlasti kaubatellimised käisid. ilmselt 2 kopiga jah? ja automaat oli seal. Marju poes oli tõenäoliselt automaat. kellelegi hõigati, helista. viiparid olid ka siin olemas. et selles mõttes see telefonside oli nagu tänasega võrreldes kõik see asi nagu noh, olimegi 32 aastat tagasi. no eks meiegi ju saime, see keskjaam oli tolle, mitte ainult saimegi siis, kui koha pealt, noh nagu sa just ütlesid, eks ju, läksid profitüki lennu peale, aga no viiparid olid ka tol ajal ju. jaa, aga Piiperiga sa võtsid ainult sõnumit vastu, sa ei saanud saada. vastu võtta jah. kuidas see töötas üldse, ma ei mäleta. nii komandos kuhugi helistama, sõnumi lugema ja siis kuhugi lõpuni. nendele sai sõnumeid saata. jaa, aga sellega sa ei olnud vastu võtta, sellega sa välja midagi. jah. no teatud sai vastu võtta. jah, aga olgu, me vaatame nüüd teist episoodi, mille pikkus on circa 5 minutit.